meie majandusfoorumi fookuses on seekord investeerimisvõimalused pealinna kuldsest ringist väljaspool, et võib-olla igaüks ütleb paari lausega oma arvamuse sellest kuldsest ringist, et kas ta siis eksisteerib ja kui tugevalt ta siis eksisteerib Rapla-Marus. Marus. Jah, tere. Midaks te kuulate, aga võib-olla natuke räägin endast, et ma paljudele siin saalis olijatele kindlasti olen tuttav kui avaliku sektori inimene, aga mul on väga hea nii-öelda öelda, et olen päris mitme tänase eelkõnelejaga sisuliselt seotud oma nii-öelda kinnisvara valdkonna tegevused. Ma alustasin 96. Samal ajal olin ma põllumees, mul oli 500 hektarit maad, 12 aastat harisin põldu. Siis juhtus nii, et ma läksin kohalikku omavalitsusse. Samal ajal me saime kokku Siiriga. Siiri alustas Järlepas. Nüüd olude sunnil vahepeal Arkanova, kus te olete. Arkanova tõime me Kohilast ära ja panime juuru. Et see oli ka minu kätetöö, palju õnne Kohila. Aga vähemalt ei piirkonda. Ja nüüd siis Ööle Toomasega samamoodi Toomas otsis omale pinda ja mul oli hea meel kassas olla ja teda siin istutada. Et see on siuke läbi elu heade inimestega kokkupuude, et kui Siiri ütles, et see Järlepa on hea piirkond, siis ma olen seal sündinud ja kasvanud. Seesama piirkond, mis seal nii-öelda tööstusala on, ma olen seal kalkuneid tassinud ja seda sõnnikut sealt välja lisanud kordi ja kordi, et see on siuke elukogemus omaette. Aga jah, olen täna tegelenud ka tööstusparkidega ja Tallinnas küll. Ja kindlasti see on nii pikk teema, nii nagu ettevõtlus on väga lai valdkond, on ka tööstus, ütleme kinnisvara tervikuna väga lai. Ma ütlen, et kõik on võimalik ja ma annan teistele sõna kindlasti. Ütlen, et väga suur osa sellest nii-öelda on omavalitsustel. Eelkõige vaadates siin turutõrkega piirkonnas siis seda, et omavalitsuste üldplaneeringud peaks olema väga täpsed, korrektsed ja mis on väga oluline, mis meil täna puudub. Meil ei ole inimest omavalitsustes, kes töötaks igapäevaselt ettevõtetega, kes siiapoole vaatavad, kohapealsete ettevõtetega. See on väga oluline. Aitäh, Margus, et me proovime jääda selle esimese teema juurde, et kindlasti neid detaile ja nüansse on väga palju, millega tegeleda tuleb igapäevaselt siin olevad inimesed ka kokku puutuvad, et Siiri, palun sõna sulle, et kuldne ring ja kuidas ta eksisteerib. Me nägime juba sinu kaardiga, et siin oli tõmmatud see joon. Mina arvan, et see kuldne ring tekib igale ühele lähtuvalt tema enda vajadustest tegelikult, et see on üks kõige põhilisemaid asju selle juures. Et iga ettevõtja otsib endale kõige soodsamaid temale sobilikke tingimusi. Ja nüüd on oluline see, et kus need siis on. Et see on see võti sellele küsimusele. Ja teie puhul oli kindlasti määravaks ka see hinnalipik selle asja juures, et kus poole joont te olema hakkate. Jah, seda ka kindlasti. Just. Raul. Kuldne ring, mina vaatan sellest poolt, et kas kinnisvara ikkagi on turgu kui likviidne kinnisvara, ütleme just tootmiskinnisvara. Me näeme igapäevaselt seda, et Tallinna ümber on see varem ja mingist piirist kaugemal on see nagu küsitav, kas kinnisvaral on järelturg, just tootmisvahet. Aga kui mul on võimalus kogu Eestiga võrrelda Raplamaad, mis on oma ameti tõttu, siis mõtlen, Raplamaa on tegelikult veel väga heas seisus, et siin on maakondi ja piirkondi, kus tegelikult on tõsised probleemid sellega, et kõik asjad tuleb kaugelt juurde vedada ja ostjaid ka läheda. Just. Aira. Mul ka siin selles mõttes midagi nagu üllatavat öelda ei ole. Tegelikult, kui mina näitsin seda kinnisvaratehingut pilti, siis paratamatult, kui me räägime, et kuldne ring ongi see, et kuskil on mingisuguse investeering nii-öelda nagu lollikindlam, eks, et siis ta
paratamatult loomulikult eksisteerib, ma arvan, et pigem on just täna nagu mõistlik keskenduda sellele, mis tõesti on need teiste piirkondade sellised võimalused, kuidas seda nii-öelda oma piirkonna kuldset ringi tekitada. Ja eks me muidugi, siin ettekannetes kuuldud info põhjal ka eeldame, et see kuldne ring hakkab aina rohkem hägustuma ja ettevõtjad tulevad ka siiapoole ma tahangi, ma ise olen, tegelikult ma varem ei öelnud, aga ma ise elan üldse Tartus, nii et olen see inimene, kes enne koroonat oli selline pendelrändaja kogu Tallinna ja Tartu vaheteks. Täna sisuliselt meil on Swedbank 2500 inimest, ma julgen arvata, et 80% nendest inimestest istub täna kodusel profiilil. Et tegelikult see muudab absoluutselt nagu maailma pilti, eks, ja ma arvan, see on just selliste piirkondad, kes on nagu Tallinnast kaugemal võimalus, tuleb lihtsalt ära kasutada seda. Erki, teie Kohila vallaga olete täpselt siin selle kuldse ringi ääremail ja konkreetselt Harjumaa külje all, kuidas te tunnete seda? Jah, ühelt poolt, nagu me oleme rääkinud, arutanud palju, et see Harjumaa ja Raplamaa piir ongi mõnes mõttes selline kinnisvara mõttes kuldne ring. Pangalaenude mõttes, siis elamu kinnisvara mõttes, et kui selle piiri nihutaks kuskile siia või sinna poole, siis selle kuldse ringi piir muutuks, aga tegelikult teiselt poolt jah, see piir on tegelikult ikkagi hägune, et ta ei ole nii konkreetne, kus on see kuldne ja kus ta läheb hõbedaseks üle, et Raplamaa, kui ta ei ole kuldne, siis ta kindlasti hõbedane ring ja võimalustega, et siia on ju väga häid näiteid, et on nii Kohilasse kui mujale Raplamaale tulnud ettevõtteid, kas siis olemasoleva kinnisvara peale, mis on sobinud või ka täiesti uue ettevõtte loonud, et selles mõttes see asukoht ei pea alati olema Tallinna päris külje all, vaid tõesti sõltub nagu väga palju ettevõtte eelistustest. Ja siin on selles mõttes ka veel seda mõttemaailma vaja nagu natukene harjutada nii-öelda, et tegelikult Raplamaa ju, kui me võtame kitsad, siis nagu just kui tööjõudu oleks meil vähe suhteliselt võrreldes Harjumaaga, ja tegelikult me peame laialt mõtlema, et ju Harjumaa on ka Raplamaa tööjõu areal, et 400 000 inimest koos Harjumaaga, pluss me võime siin võtta veel juurde Läänemaad, Pärnumaad natukene ja Järvamaad, et tegelikult inimesed käivad väga kaugelt tööle, et ka ettevõtjad saavad ja toovadki juba inimesi ju päris kaugelt siia kohale, et ei pea olema selles kinni, et me oleme Tallinna külje all. Eks ta nii on. On meil saalist ka küsimusi panelistide teema tõstatusi, millest julgemalt. Harri? Eks me ju tegelikult Raplamaa arendusettevõtluskeskuses tegeleme ka sellega ja tänane majandusfoorum on ka ellu kutsutud sellepärast, et lähendada siis avaliku sektori ja erasektorit, et panelistid oskavad öelda omast kogemusest, et mida üks kohalik omavalitsus siis võiks teha, et nende maakond, nende vald, nende kinnisvaraobjektid oleks investoritele atraktiivsemad. Jah, no nii kui ma alguses ütlesin, et kinnisvara on laimiste, et meil on olemasolevad, eks ju, hooned, mida me siin oleme rääkinud ja mida me oleme
täheldanud, eks ju, mida aeg edasi, seda tänapäevasemaks need nõudmised lähevad, eks ju. Ka Hööle tegemale tegelikult uue, tegelikult selle vana keskkonna uuendas ära. Minu meelest peaks maakond vaatama terviklikku pilti, et ei erista Kohilat, Raplat, Märjamaalt. Ja siin peaks riik appi olema. Minu meelest Reformierakonna valitsus, vabandust väljendusest, ma ei tahaks poliitiliseks minna. Teeme siis ilma nimedeta. Et ei astunud neid samme omal ajal selliselt, et igas maakonna teatud sobivasse piirkonda luua üks tööstusala piirkond, mis on kõikide nii-öelda võimalustega kaetud, gaas, elekter ja siis teed. Ja miks mitte välja arendada selline piirkond terves maakonnas, et Rapla kindlasti, Rapla piirkond, siis Rapla maakond vajaks sellist piirkonda, kuhu siis tuleb see investor, saab ta siis hoonestusõigusega selle kinnistu omale osta ja ta paneb selle hoone sinna püsti, vaevalt, et keegi peaks ju valmis ehitama hakkab. Aga ma arvan, et see lahendus töötaks. Aitäh, Margus. Siiris mainisid oma ettekandes, et valla poolt oli väga hea ja tugev tugi sulle need klasside ajamisel. Midagi täpsemalt, kas oli gaas, vesi, elekter, teed tehti korda, et mida sa silmas pidasid? Tegelikult ma pidasin rohkem silmas seda, et sind teati ja küsiti, kuidas sul läheb. Kaugel asjad on. Et selles mõttes, et teed olid ju olemas ja ma ei ole küll praegu kursis, et mis võimalused vallal üldse on ettevõtjad toetada ala gaasi, elektri ja veega, aga sellel ajal pidi küll vähemalt kõik ise tegema, aga nende vanade alade kasuks rääkiski see, et tegelikult see valmitus oli olemas. Ühel ettevõttel tulla maapiirkonda praegu ja kõike seda ise teha, see on väga-väga ulukas ja selles suhtes nendel tööstusaladel on küll jumet. Küsimus on ainult selles, et milliseid ettevõtteid maakond üldse siia tahab, kui suuri ettevõtteid ta siin näeb, sellepärast et tööstus ja tootmine on alati seotud ka mingite teiste kõrvalnähtudega, eks ju, müra, kõik muud sellised asjad, et kas inimesed üldse on nõus selle vastu võtma, sest praegu Eesti käib ju teema igasuguste suurte tehastega, et esimene asi on käed vastu, aga kui tehakse maakonna tasandil selline otsus, et jah, me oleme valmis siia ettevõtteid kutsuma, siis kindlasti on see üks suur pluss ja see tõstab need Rapla tähed kutseks. Ja, et siin on kindlasti kohalikul omavalitsusel võimalus kohalike elanike ja ettevõtja vahel see kommunikatsiooniprotsess enda kanda, et siis siluda need künkaid, aga Raul ja Aira, kuidas te rahastajate poole pealt näeksite, kas on mingisugune võimalus tulevikus, et kohalik omavalitsus oleks ka osaliselt lepingupartner selles investeerimises, et mingite omapoolsete tellimustega? Kohalik omavalitsus peaks olema kindlasti siin toetav, aga ma ei tea, et mõnes kohalikus omavalitsuses on ka ikkagi selline projekt Suure-Jaanis näiteks, mis on Võru lähedal, et nad ikkagi teevad neid tööstusalasid, eks ju. Nüüd küsimus on selles, et kas kohalikul omavalitsusel on see finantsiline võimekus, eks ju, et need ettevõtted juba, kes siis tahavad osta seal selles planeeritud alas nii-öelda, kas siis seda maatükki ja siis sinna ehitada midagi, siis on ju struktuurid olemas nii pankade näol kui siis näiteks meiegi näol, eks ole, toetame siis seda konkreetset investeeringut. Nüüd tõesti selle ala eraldamine, see peab olema siis üldplaneeringutes ikkagi määratud, kuhu võib teha. Aitäh, Aira. Ma võib-olla isegi ma natukene lähen selle eelmise küsimuse juurde nagu tagasi, et mis saaks nagu kohalik omavalitsus teha. Ma arvan, et üks võib-olla midagi tuleb nagu mõelda. Praegu ma saan aru, mõtlema ainult nagu selle peale, et kuidas siia nagu juurde ettevõtteid meelitada. Ma nüüd ei oska öelda, kas see nagu Raplas on see probleem, aga võib-olla ka nagu teistes suurtes linnades on ka
ka ju tegelikult see probleem, et kuidas hoida neid ettevõtteid sealt, et nad sealt ära ei läheks. Et tegelikult palju neid uusi ettevõtteid siis ikka tekib, kes on koheselt sellised suure tööjõu vajadusega ja toovad siia selles mõttes seda maksutulu, et pigem ma kujutan ette, et ka Rapla, nii nagu siin oli näide, eks, et pigem tuleb nagu suures linnas kuskile ära ja ma arvan, et see on võib-olla üks asi, mis seal suures linnas võib olla, et need ettevõtteid seal on nagu palju ja neil ei pöörata seal piisavalt nagu tähelepanu, et näiteks ka Tartust oleme kuulnud seda, et kui sa nagu kohaliku omavalitsusega pead mingit juurdeehitust tegema, ajama mingisuguseid lubasid, detaili, et see on kõik nii raske ja nagu problemaatiline, et see võib ka olla üks nagu võimalus väljapoole suuri linn. Aitäh, meil küsimus. Ma küsiks, Marek Metas olen mina ja hetkel natukene sellise meelelahutusvaldkonnaga küll tegelen, aga ikkagi mul on küsimus panganduse inimesele, et ei saa üle ega ümber sellest viimasest nüüd praegu sellel aastal toimuvast sellest kriisist ja sellest, mis nagu selle ümber toimub, et vähemal või suurel määral see kõiki meid justkui nagu mõjutab. Et me oleme varem selles kriisis olnud ja pangad justkui lahendasid seda kriisi, võiks öelda pehmelt nagu väga jõhkrate meetoditega, et kas pangad on eelnevast kriisist nagu õppinud ja kas meetodid, kuidas kriisi lahendada, on natuke teised nagu. Ma pean siin silmas näiteks ettevõtteid, kellel on palju kinnisvara, näiteks hotellid, eks ole, kes on löögi all, eks ole, ja et kas meetodid on täna natuke teistsugused? Ma ei oska öelda, mis meetodid nagu silmas peetakse, eks ole, loomulikult panga kõige nagu viimane lahendus on tegelikult minna vara nagu müüma, eks, ja tegelikult ka eelmises kriisis on niimoodi, et kui sul tegelikult ei ole ostjaid, eks, siis kõige halvem on sellel momendil seda kinnisvara müüa. Aga kuna kriis alles kestab, eks, siis selles mõttes ma arvan, seda saab pärast nagu hinnata, eks, et kas siis pangad tegid midagi teistmoodi. Ma arvan ikkagi, et võib-olla esimese positiivse näitena nii kui 12. märts tegelikult see eriolukord tekkis, siis need sõnumid, Swedbank kõige esimesena ütles välja, et me oleme valmis tegema maksepuhkusi, me ei muuda lepinguid, me ei võta sellest mingisugust teenustasu, eks, et tegelikult lõpuks tekkis pankade ühine arusaamine, et me niimoodi neid asju teeme, nii eluasemelaenu kui ettevõtete laenusid 6 kuud see toimus. Ma veel näiteks Swedbanki näitel öelda, et 20% kogu krediidiportfellist puhkas, et sisuliselt ka kõik oli teadmatuses, mis toimuma hakkab, et siis paljud ettevõtted võtsid ka nii-öelda ennatlikult, et igaks juhuks. See on nagu esimene näideks, et täna me tegelikult mingit muud pilti ei näe, et laenuvõlgnust hulk ei ole suurenenud tegelikult, eks juba näha, kuidas need meetmed, kui need siin töötukassa meetmed, et kuidas need nagu mõjutama hakkavad. See on ju selline nagu positiivne sõnum nagu ka täna nagu ristvõttes. Aitäh ja Raul täpsustab. Siin oli hea näide, et ega siis ettevõtjaid, et meil on ettevõtjaid, et kui me tirime Tallinnast või Tartust või suuriajalist ettevõtja siia, et kas Eestile midagi annab, et meil on neid tööstusparke tegelikult on ja kui ma ütleme siin Jõhvit, ma toon näiteks Narvat, näiteks Tallinna ümber on suuriajalist, põhiprobleem on ikka sinna, et sinna ei leita ettevõtteid ja meil ühiskonnaga on ettevõtteid liiga vähe ja ettevõtjaid on liiga vähe minu meelest ja meil on nagu kogu see seadusandlus, võib-olla see ettevõtlusmaastik, ütleme, pankrot on suur häbiasi, eks ole, ja võib-olla Ameerikas on ettevõtluskultuuri sisenemine hoopis teistsugune ja mõttemaailm kui meil täna siin. Ja meil on palgatöötajana ju mugavam olla, meil on sotsiaalsed garantiid parem, turvalisus parem ja me tihti juba programmeerimegi ennast lapse ja põlvest alates, eks ole, ma lähen palgatöötaks ja me ei kasvata neid ettevõtteid ja sellepärast neid alasid, mis meil juba justkui tegelikult
valmis on, me ei suuda ka täita, eks. Margus, tahtsid midagi lisada? Noh, ma kindlasti toonitaks seda, pank ütles, et jah, et olemasolevaid ettevõtjaid tuleb nii-öelda hoida ja nii-öelda toetada, kahtlemata tuleb. Aga meil on vaja selles mõttes see, et see Eesti sees meile mingisugust suppi tugevamaks ei tee, eks ju, siis piirkonnale on see ettevõtja, kas ta tuleb meile väljast väga oluline. Sest ütleme, et iga ettevõte ta ikkagi väärindab ja tugevdab seda keskkonda. Aga mis on need omavalitsuse juures veel üks väga oluline teema, et meil on erinevaid omavalitsusi, kellel on erinev suutlikkus menetleda näiteks ehitusvaldkonna teemasid, eks ju, detailplaneeringu teemasid, eks. Tõsi, ma olen kokku puutunud väga paljudega ja mõni teeb seda näpunipsust, otsustab ära, protsessid käivad kiiresti tehtud, vaat see on omavalitsuse üks väga oluline oom. Et omavalitsus teeb seda asja, mis ta peab tegema. Ja see teine siis, et kuidas ta nüüd oma tööstusaladega või ütleme, et edasi vaatab, on teine teema. Lihtsalt remark. Jah, see soovitab. Ma lihtsalt ennem Raulile kui me vaatame nagu Eesti numbreid, siis tegelikult mis ta arvate, palju tehakse Eestis iga kuu ettevõtteid? Pakkumised publikust? No väga palju praegu oli võimalik neid teha. 2000. Igas kuus tehakse Eestis 2000 ettevõtted. Mis tähendab aastas tehakse üle 20 000 ettevõtteks. Ja kui me paneme üldse nagu selles mõttes selle, nagu meil on 130 000 Eestis nagu äriühinguteks ja kui me paneme, et meil on 1,3 miljonit elanikku, siis tundub, et me oleme ikkagi üliettevõtlikud inimesed. Aga tõenäoliselt see näiteks Leedu näite kõrval. Leedus tehakse igas kuus 1000 ettevõtteks, poole vähem kui Eestis. Et tegelikult meil ei ole see ettevõtlus, küsimus on tegelikult, mis me seal nagu teeme. Et tõenäoliselt see on kui üks, et mulle täna tundub, et me hästi palju räägime nagu sellisest nagu tööjõumahukast nagu ettevõtlusest. Tõenäoliselt see uus ettevõtlus on hoopis teistsugune, nad on rohkem, me nimetame neid nii-öelda meeskoertipp ettevõteteks. Et see on ka võib-olla. Täna on tegelikult ka see teema püstitus, et meil on väga suur pendelränne just töötajaskonna osas, kes liiguvad hommikul Harjumaale ja tagasi. Ja kui me suudame täna nende võimekuste peale, mis kohalikud omavalitsused on loonud, siis kas taristu või tööstusparkide osas tuua siia uusi ettevõtteid, siis nendel inimestel oleks võimalik jääda maakonda. Ei oleks sellist igapäevast peedeldust. Just see omakorda inflat ja kõik nii edasi. Ma ei ole sellega nõus, et me ei peaks omama tööstusparkide, ütleme seda valmis ala. Me ju mitte ei oma ainult ala, me peame kogu kinnisvara loogika sinna panema. Me peame müüma, turundama aktiivselt. Ja selles mõttes ükski ettevõte, ükski kinnisvara ettevõte ei tee omale mingit platsi ja lõika neljaks ja ootab, et keegi tuleb sinna istuma. Ei tule, see tuleb tööd teha. Aga siis on see ikkagi välisinvesteeringud ligi meelitamine. Ma mõtlen seda, et seda, ütleme, meie maakonda rahva tulebki turundada, et meil on selline koht olemas. Neid kohti on meil küll, kus ma lõikan põllust tüki välja, panen posti maha, saan väikse elektri. See ei ole see. Me tahame tervikut, eks ju. Olgugi, et ta ei täitu esimese aastaga, aga ta on meil olemas. Kogu aeg tuleb, me teeme sellega, samal ajal töötame, eks ju, oma olemasolevatele ettevõtjatega. Võib-olla meie mõni ettevõte tuleb, ta ei taha enam seal maas kolhoosi nii-öelda piirkonnas olla, sest need on otsas, need hooned on otsas. Ma olen selle elu läbi teinud, eks ju. Et selles mõttes tuleb teha see nii-öelda ühine otsus ära. Teeme ühte kohta, meil peab vedama tekki siia ja sinna. Turundame teda koos, üks ettevõte tuleb teine. Ja meie inimesed ei sõida iga päev Tallinnasse, eks, või kuskile mujale. Ma olen Margusega nõus, et eks see turundus on siin võtmesõna ja Siiri ettekandest oli ka see, et nad leidsid ju ise tegelikult selle kinnisvara objekti, et nad pidid ise selle töö ära tegelikult teadnud isegi tollel hetkel, mis maakonnas on. Täpselt. Aga tegelikult ma tahaks öelda seda, et see kujuneb ikkagi nõudluse ja pakkumise vahekorras, et kui me räägime tööstuspargis Jõhvis, kui seal ei ole turgu ettevõtja jaoks, siis on see sisuliselt ju null. Ja kui seal ei ole ka traditsiooni, et me räägime kus olid suured ettevõtted ja inimesed tegidki seal palgatööd, eks ju, ja see oli meile sisse rännanud tööjõud, siis Eesti inimene on ikkagi väga seotud oma sünnikohaga, et jah, seal on nagu soodsad tingimused äri tegemiseks võib-olla, aga seal ei ole minu ja
jaoks soodsat sotsiaalset keskkonda. Et kui see ümbrus on venekeelne, kõik muud asjad ka sinna, siis lihtsalt ettevõtju ei lähe sinna. Et see ei ole nii, et paneme nagu kõik ühte patta, vaatame, kui palju neid Eestis niimoodi kokku on, et seal on tühjad ja siis turundame neid nii-öelda tühje platse ja proovime sinna kedagi leida. Et pigem on ikkagi see, et kui sa oled nagu hea müügimees ja sul on lisaks sellele platsile veel selles piirkonnas midagi, siis sul nagu õnnestub müüa ja sul õnnestub neid ettevõtjaid siia tõmmata. Iseasi on see, et kas me siis, kellega me siin Eestis nagu konkureerime, et kes on siis meie konkurendid, kas me vaatame Eestit kui tervikut või siis me vaatame, et meil on Baltikum või Põhjamaad. Nii ta on, ütleks tänapäeva logistiliste lahenduste juures see ring läheb aina suuremaks, aga me võtame ühe küsimuse saast. Et olles ise Rapla valda juhtinud ja praegu Rapla volikogus, siis ma tean ka seda, mida Rapla valla inimesed arvavad tööstustest, et ühe tööstusega siin meil on väga suured probleemid ja täpselt seesama keskkond ja kõik Raplamaa rahulik looduskeskkond, inimesed hindavad seda, sellepärast nad tahavad siin elada, et tegelikult peab väga vaatama, keda kutsuda ja mille inimesed on valmis vastu ja omaks võtma. Ja siis ma mäletan seda, et kunagi Erkiga koos, et tegime selliseid ettevõtjate hommikuid Rapla vallas ja küsisime ka, et mida te ootate meilt oma valitsusena. Tegelikult ettevõtjad ütlesidki, et ega me ei ootagi väga palju, me ootame seda, et oleks seesama see sotsiaalne pool kõik olemas. Mu laps saaks lasteaias koha, mu töötajad oleksid õnnelikud, sest koolid on korras, meil on ilus keskkond, meil on turvaline, et seda ettevõtjad ootavad, et vald kindlasti teeks. Erki, Kohilaste tööstuspargiga tegite triki ja ala, mida te müüsite aastakümneid turutult, leidis õnneliku omaniku ja täna vist, ma saan aru, tööd käivad. Tegelikult jah, see Kohila tööstusala või on natukene selline ajalooliselt pikem jutu käsi, aga väga pikalt ei räägiks, aga lihtsalt, et Kohila tõesti oli võimalus ja huvi nagu ise hakata seda juba väga 15 aastat tagasi vedama, et ka sellelt ajalooliselt alalt siis vald omandas ise sümboolse hinna eest eraettevõtja käest ühe tüki, kus siis 8 konti välja planeeris ja ehitas sinna siis ka taristu juurdepääsutee, ka gaasitrass tuli sinna juurde, tegelikult esimene asumik Tallinna pesumaja oli kohe olemas ja kohe tööd alustamas. Samal ajal siis vald investeeris ka erinevate europrojektide toel veel mitmeid aastaid siis juurdepääsuteedes, nii kergteed kui sõiduteed, et või pöördati ilmselt tänu sellele ka on tulnud mitmed suured investorid sinna, alates siis Vineeri ja mööblikombinaat Tallinnast, mis oli siis Kohila Vineeri eelkäija, et sinna 10 miljonid investeeringuid ja saadu töökohti on tulnud, et väga raske on muidugi üks ühele öelda, et kui palju nüüd nagu on täpselt vallapanus sellest olnud ja kui palju on seda ka juhust ja õnne natuke olnud, aga kindlasti sihikindel töö on nagu mingit tulemust kandnud, et kui suurusjärgus siin oleme kokku löönud ka neid rahanumbreid, et siis avaliku sektori panus, Euroopa Liidu toetus pluss vallaraha kuskil 2,75 miljonit eurot siin mingi perioodi jooksul, sellest siis vallaraha kuskil 660 000 ümber ja erainvestori investeeringuid siis 100 miljoni suurusjärgu ümber, millest suur osa siis Vineeri kombinaat, aga ka teised ettevõtted seal juures, et see nagu näitab, et ilmselt seal tasub nagu investeerida, tasub nagu tööd teha sellega ka. Ja ikkagi teie viimane trikk, mida te tegite selle tingimusliku müügi osas, mis on ka võib-olla teistele kohalikele omavalitsustele heaks eeskujuks ja näiteks. Ega meil nüüd kõiki krunte ei ole ka ju väga kiiresti õnnestunud maha müüa, me ei ole ka selles mõttes olnud selline kinnisvara agentuur või maaklerid ise, et me nüüd aktiivselt igapäevaselt müüksime, aga viimane müük oli jah, selles mõttes meil 2 krundile selline enampakkumisega siis ja kohustusega ka, et ikkagi 2 aasta jooksul peab olema seal ehitusluba ja 4 aasta jooksul kasutusluba. Eks me näeme, kuidas see toimima hakkab, et eriti praeguses koroonatingimustes, aga loodame, et tuleb, et vähemalt nagu jah, on näha, et midagi toimuma on hakanud. Ja Margus, tegelikult ma sinu juurde tahtsin jõuda, et sina oled
mis on teadupärast Tallinna linna omanduses olev ettevõte ja mis tegeleb ka kinnisvaraarenduse ja ärikinnisvara omamisega. Et mis sa arvad, et millised oleks need tingimused, et maakondades sellised kohaliku omavalitsusega kinnisvara arendusettevõtted, rendiettevõtted võiksid tekkida või kas nad tulevikus tekivad? Tallinna linna poolt loodud, aga ikkagi täna oleme täitsa avatud turul, ega ei ole ka Tallinna linnal nii-öelda maad anda arendusteks niisama, et me ostame kõik vabalt turul. Käitume nii kui eraettevõtted kohale. Aga mis ma Kohila puhul ütlen, ühe remargi, kahtlemata omal ajal Andrus tegi väga õige lükke, et selle tootmisalaga pihta hakkas ja see Kohila piirkondus oleks väga loodud. Et aga 2 kuud tagasi oli mul üks klient, kelle ma tõin siia, ta tahtis omale 1,5 hektarit kadusalust pinda ja ma käisin Kohilas krunte vaatamas, et seda mahtu kätte saada. Paraku minu missioon ongi teistpidi, nagu, et ma toon tegelikult linnast maale, ise töötades linnas. Meie mees tagab. Juhtus see, et klient valis Kohtla-Järve. Miks? Sest seal oli tal gaas, seal oli tal piisav elektrivaru ja krunt anti hoonestusõigusega. Siin need 4 krunti, mille peale ma oleks ära mahtunud, on eelnevalt Vestor Grupi poolt ära ostetud ja Vestor tahab täna 400 000 nende eest. No, ja põhimõtteliselt ta seisab. Et see on tegelikult see koht, mis omavalitsus peab tegema, kui selliseid tööstusparke teevad, see peab olema tingimuslik. Et seal peab kohustus olema investeerida teatud aja jooksul, kus sa seda ei tee, nägemist. Suur-Sõjameel olen 2 aasta jooksul müünud ära viimase lennujaama kõrval viimased kinnised. Lõpp läks juba müügirada, aga esimesed nii-öelda sissejuhatavad müügid tehti kõik hoonestusõigusega. Seal oli küll oma tasu, mõni on maksnud seda erinevate objektide pealt 10 aastat ja see tasu oli väga kõrge. Nii et maksti 2 korda kinnistu hind esimeste arenduste puhul, aga ostetakse lõpuks ikkagi välja. Et jah, ma arvan, et selline lahendus Raplas sobiks hoonestusõigusega meelitada neid asju siia, sest investeering hoonesse on niivõrd mahukas ja kui pank näha ütleb, et maa ei ole väärtus, eriti maa. Olgem täpselt, pank ütles, et ei ole võib-olla järelturgu, et maal on väärtus. Jah, maa on ju piiratud ressurss. Ja väike Eestimaa veel seda enam, et on meil Ma küsiks selle Kohila tööstuspargi kohta sellist asja, et Kohila on ju selgelt tööstuse ajaloo. Aga siin oli natukene jutt, et võib-olla peaksime neid ettevõtteid, kes tulevad, siis natuke vaatama, kes nad on ja kuidas nad meid segama hakkavad, et kas, kui Kohilasse nüüd turismineeri kombinaat, kui palju siis kohalik inimene nagu seda tähele pani või käis nagu muret tundmas siis, et me teeme nüüd sellise tööstusi ja minu elu kvaliteet või keskkond saab sellest kannatada. Võib-olla mõned inimesed olid rohkem asja juures sel ajal, kui ta täpselt tuli, aga mingid suuri selliseid ju proteste või vastuseisu küll ei ole olnud ka sellest ajast ja praegu, kui ta nüüd siin juba aastaid tegutsenud, et mõni üksik lähemal seisev inimene, kes aeg-ajalt murdab mingisugust väikest müra või vibratsiooni või mingit lõhnemist arvab, et sealt tuleb sealt palgileotusest, et ütleme midagi suurt õnneks küll ei ole negatiivselt kaasa toonud. Et aga selles mõttes õige, et ega üldplaneeringute koostamise käigus mingil määral peaks ikkagi läbi mõtlema, et kus on need alad, kus tõesti mingi selline suur tööstus võiks olla ja peaks mõistlik koht. Igal pool see kindlasti ei sobi, et igal tööstusalale ka ei sobi nagu kõige selline nagu nii-öelda suurem ja reostavam tööstus. Arusaadav, et kogukonnaga tuleb läbi saada, loodame, et see tohi distillerissin ei leia kogukonna vastuseisu, kui siin see masinad täie raua kuuga pannakse. Janek? Minu poolelisti kommentaar on see, et traditsiooniline tootmispiirkond tähendab seda, et seal on mingil hetkel alanud traditsioonid ja siis keegi kuidagi hoidnud seda traditsiooni. Ehk siis, et kui sellistes kohtadesse lasta väga pikalt lünk sisse, siis tekivadki need arusaamatused, et tegelikult see üks Rapla näide, minu meelest Rapla valla näide on ka pigem sellega seotud, et nagu on ja siis ei ole ja siis ühel hetkel on jälle ja siis see on nagu tohutu stress sellele elanikkonnale, kes seal lähedal on. See on kommunikatsiooni küsimus. Mina küsiks pigem niipidi, et kas lisaks sellele tööstusaladele on nagu veel midagi,
mida kohalik omavalitsus saab teha, et ta oleks ettevõtluskeskkonnana parem kui täna või eile. Ja see küsimus sobib nii Erkile kui ka Siirile. Omavalitsus saab ikka teha kindlasti erinevaid asju, et koostöös RAK-iga me oleme siin mõtlemas, mida teha ja eks see sama nüüd koroonaaeg ju muudab kogu seda ettevõtlusmaastikku ja loogikat päris palju ja ka seda tööl käimise nagu tavapärast olukorda, et ilmselt ka see koha peal töötamine rohkem võiks olla ka koha peal võimalus paljudele elanikele ja uutele elanikele, et neid kaugtöö võimalusi siis kuidagi ka omavalitsuste poolt aidata kaasa luua, et seda soodustada. Et see pool on üks selline võimalus. Siiri lisab veel midagi. Kuna meie oleme sellises võib-olla tõesti nagu natuke eraldatud kohas, siis ega esimene asi on selles, et kuidas inimesed üldse liikuma saavad. Et see, ütleme niimoodi, et ühistransport maapiirkondades on välja surnud ja meie asume ikkagi Rapla valla äärealal. Eks et kuigi võib-olla Harjumaale nagu lähedal, aga Rapla valla mõistes täielikul äärealal ja kui nüüd ütleme niimoodi jälle paspoort ka kinni pannakse, siis ei olegi seal enam mitte midagi. Et mina ei tea, kuidas selliseid asju saaks omavalitsus soodustada või mida teha, et mingisugused elementaarsed asjad jääksid maapiirkonda alles. Ja kuidas teha koostööd teha nende toetavate asutuste vahel, milleks on siis lasteaiad ja muud ringid ja üritused, et inimestel oleks siin võimalus aega veeta ja ennast hästi tunda. Tegelikult ma tahan seda, et Rapla maakonnas on see asi ka juba poondunud ju tegelikult keskustesse. Et kõige suurem keskus on Rapla ja siis tulevad mõned järgi sinna, aga kõik ülejäänud on tegelikult ju ääreala. Eks ta nii ongi, et miks me täna nende teemadel arutleme, et kõik need teenusepakkujad toimetavadki turutingimustes ja kui seda klientuuri ei ole, siis kes selle kinni maksab, et see ongi see teema, et miks oleks ju hea, kui Arvinkere kõrvale 12 hektari peale tuleks veel sinna 3-4 tootjat ja sellisel juhul tekiks ka sinna see ühistransport ja pood eks lahti ja nii edasi. Aga samas võiks olla niimoodi, et see pood asubki omavalitsuse pinnal, eks, et pood ei pea renti maksma. Ma ei tea, kas selline... Et mingid sellised hoovad on tegelikult olemas. Jah, et õige märkus, et valimised on tulekul, et keegi lubaduse välja visata. Kui meie siia tulime, siis oli ka väga tähtis see töökohtade loomine ja siis 2003 oli prognoos selline, et 5 aasta pärast on 150 töötajat, aga ma ei usu, et see töökohtade loomine saab olla nüüd see kõige suurem prioriteet tänapäeval, kus me räägime tegelikult tööstuse digitaliseerimisest ja muudest sellistest asjadest ja kui ütlete seda, et prioriteet on töökohtade loomine, siis minu jaoks on siin vastuolu, et kui eelnevalt oli linnulaul ja rahulik keskkond ja töökohtade loomine, siis paratamatult te peate tegema valiku, et mis see siis on tähtsam. Kas see linnulaul või need töökohad, et kui sellest ei ole üksmeelele jõutud ja ühes kohas me räägime linnulaulust ja teises kohas töökohtadest, siis on juba siia see vastuolu sisse kirjutatud. See ongi kodaniku võitleb linnulaulud, valda võitleb maksud. Jah, Margus see on üldplaneeringu küsimus, nagu me siin räägime, eks, aga me räägime ühest kitsast teemast selles mõttes kinnisvara valdkonnas, et see, mis on seotud siis tootmisega ja ettevõtlusega, eks ju, aga kui me vaatame laiemat pilti, siis täna on nii-öelda turutõrgega elamuehituses, eks ju, ei ehitata Kohilas uusi maju, ei ehitata Raplasse elamud, eks ju, ütleme elamud veel, aga ütleme kortermaju ja nii edasi. Raplas on nüüd läinud tänu mõningatele nii-öelda
positiivsetele viidetele see asi natukenegi liikuma, eks ju, aga need on omavahel seotud, eks ju, et kui tuleb ettevõtlust, siis juletakse teha otsuseid, eks ju, nii-öelda uue elamufondi näol, eks, ja vastupidi. Et noh, pigem see on omavalitsuse teema täielikult, et see peab olema omavalitsuse teema igapäevaselt. Me teeme erinevaid niisuguseid proove, et noh, saame seekord kokku ettevõtjatega või teeme selle projekti, see ei tööta. See peab olema igapäevane tegevus. Kellegi vastutusala ja nii saab edasi. On veel panelistidel midagi lisada? Ma lisaksin Siiri kommentaarile siin enne töökohtade peale, et väga raske on, kui sa nagu proovid kedagi kaasata, et tuleks siia piirkonda ja nii edasi. Sellele tulijal on kuradi raske öelda, mitu töökohta ta loob. Et ta esimene aasta ei suuda elus ennustada, et ta loob 30 töökohta, kui selle kohustus on peale. Kui ta on ise aktiivne ja selle ettevõte on jalg all, see töökohad lihtsalt tekivad. Et noh, meie puhul tekkis tõesti 2 alustasin täna 20, aga tol hetkel, kui keegi küsinud, et 20 töökohta, siis ma vist oleksin öeldud, et ma sellist asja ei suuda võtta. No osalejate pealt me võiks täna fooni luua 10-aastase perspektiivi ja seda usaldust siin tekitada väljapoole, eks ju. Selle sama seltskonna näol, eks ju. Ja kui me kõik teame, et me liigume mingites etappides, näed, et me 10 aasta pärast oleme seal, siis tehakse neid otsuseid. Siis ettevõte julgeb seda otsust teha. Või ettevõtja, eks ju, ja ka inimene julgeb, eks. Aga kui ma loome pannakse pood kinni, ma ei tule sinna. Me oleme jälle kogu aega rääkinud, ma olen neil otsinud nii-öelda Kosilast, kuna ma olen sealt pärit, jah, et see probleem on olemas, pood tahetakse kinni panna, eks. Kuna inimesed on liikuvad, eks ju, toovad oma kauba väljast, eks ju, käivad tööl väljast. Enamisega see elu säilib, hea Raul, palun. Eks see ettevõtluse hoidmine, inimeste hoidmine maal ongi nagu laiem teema ja et see on selline regionaalpoliitika, eks Jaak Aab ja siis ka Arvo Aller ministritena nad ju tegelevad sellega, teised ka. Siin on need KredExi meetmed, eks ole, mis siis peaks ju soodustama kortermanede renoveerimist ja ehitamist. Meil on kodumaale, mis just peaks aitama kaasa siis nende talud individuaalmajade tekkele. Probleem on selles, et neid ei rahastata, et siin tekib ühiskonnas kohe nagu diskussioon, et kus see piir tõmmata, miks üks saab ja teine ei saa ja et ma näen, et praegu on natuke nagu need takistused, et kas suudetakse kokku leppida, millist regionaalpoliitikat laiemalt teha, et kellele vedada siis elektrikaabel tootmis ja siis millistele inimestele, ettevõtetele just see varguskaabel, eks ole, ja kellele mitte, aga see on kõik kuludega seotud, seda kommertsalusel kinni ei kata. Selles on minu meelest asi. Raul, samas, kui me rääkisime ennem siin töökohtade loomisest, et see on üks kriteerium, mis ei peaks olema nii kivisse raiutud, et samas EAS-i starditoetus, maaelu mitmekesistamise toetus, mis kevadel lahti läheb, on töökohtade nõue sees, et kas neid asju hakatakse ringi vaatama? Ma EAS-i eest ei räägida, aga meie oleme oma sihtasutus saanud kokku leppinud selle, et meie töökohti ei vaata. Iga investeering vähendab töökohtade arvu ja sinna poole on minu meelest igal ettevõtjal ka loogiline püüelda. Tööjõud on kulu, mida väiksem tööjõud on hakkama saanud, seda parem. Ja meil saata plusspunkte selles, et investeering võib luua töökohti, aga eesmärk ei saa olla, et ettevõte jätkab oma 100 töötajaga, kui ta teeb mingi suure investeeringu, eks ole. Et ma olen ka Priiaga seda teemat rääkinud ja neid nõudeid ju tegelikult Priiast toetust saada või siis EAS-ist tegelikult, nagu te küsisite, need nõuded täidetakse ilusti ära paberil ja on fiktiivsed lepingud seal taga, kui sa hakkad vaatama. Tegelikult need nõuded tuleks maha võtta. Kas finantsasutus pigem vaatab, kui me räägime kinnisvara investeeringust, aga tööstusinvesteeringust tootmisesse, kas siis pank vaatab positiivselt sellele, mis on võimalikult digitaliseeritud, automatiseeritud või pigem sellele, kus on siis need töökohad kohtud? Ma jõudsin selline toetus Rauli versioonile, et midagi ei teha. Kui me vaatame ainult tööjõukohti, siis võib-olla lihtsalt see olukord, kus 5 aasta pärast seesama ettevõte ei ole enam konkurentsivõimeline ja ta on nagu nii läinud. Lihtsalt tahtsin see margi öelda, et kogemus näitab seda, et okei, pank loomulikult on riski hindama, aga kui ettevõtja jääb ootama seda turu ootust või vajadust, kui ta ei enneta seda,
ehitada, siis tegelikult seda kasvu tuleb, siis sa jääd nende töötajatega, nende olemasolevate seadmete võimekusega ja sa jääd nagu maha ja midagi toimub. Siin tegelikult samamoodi on igasuguste investeeringute tingimuste loomisega ka siis kohalikul omavalitsuse tasandil või nende toetustega tegelikult peab ennetama. Peab, nagu Siiris ütles, et vaatama kuskile, kus sa ei näe midagi, aga ikkagi sa lähed sinna suunda, sest et mul on tunne, et see tuleb, kui see ettevõte tuleb, okei, siia ei tule võib-olla 60 töökohta, aga siia kolivad pere ja paratamatult sealt see väärtus hakkab kasvama. Täna on suund tööstuses ettevõttes on see, et sama Tartu tööstuses, et see üks töökoht järjest rohkem peaks looma seda väärtust. Ma ise ei tahtnud selle eraisiku teemade tulla, aga just ongi, et kui meil tuleb inimesi maale, ütleme, see koroona näitas, et inimesed võivad isegi maale liikuda, eks ole, teatud sügimustel enam oli, et võetakse maakodusid soetama, läksid suvilasse elama ja aga kui on inimene, siis sinna ümber on ju mõttekas juba vastu pood avada, kui see kriitiline mass on koos, eks ole, postiljon saab tööd, prügivedaja käib, see elu hakkab keema, saab vahva vaadata, kui sa lähed tallu elama, algul oli siin inimtühi koht ja mingil hetkel, kui seal on püsiv elu sees, siis hakkab seal elu käima, sõbrad tulevad küll ja kõik see hakkab tööle, tegelikult on inimest vaja. Siis täpselt ja siis lõpuks vaatad ette, väike ettevõtted tulevad esmalt ja lõpuks hakkavad suuremalt juba investeerima. Äkki me võiks ka seda pidi mõelda. Kui vald tahab ettevõtjad, siis ta peab käituma ettevõtlikult teatud otsustes, ilma et ta solgiks turgu. Ja nüüd on küsimus selles, et ma ei tea, kui suurelt võib omavalitsus siis erasektorisse näiteks investeerida, mis oleks see argument siis veel, et valijad selle alla neilaks, turg selle alla neilaks, et mis on see? Ei, võib küll, aga see luba tuleb taotleda. Miskipärast mul see Reformierakonna võidujooks ei meeldinud, sest see oli täpselt nii, kes juuksed kiiremini, see on võitja, eks. Regionaalpoliitikat ei tehtud. See oleks pidanud 10 aastat tagasi otsustatama just nii, mitte et mina seda nüüd räägin, et see nii-öelda see piirkond, mis on näha, et on eluvõimeline, sinna tuleb panustada, see nii-öelda tööstus- või tootmisala tuleb sinna tekitada, ette näha ja riik peab seda rahastama. Tööstusala võib-olla selline alternatiiv on, kui meil infraid oleks võimalik kiiresti tuua sinna, kus see ettevõtja ette võtab. Ehk kas saaks omavalitsus või kellelgi on relva, et elektrilevi tähtajad pooleks lüüa? Ta on maksnud meeletu summa sellest, et tal oleks elekter. Täna võetakse liine maha, et sinna niikuinii elu ei tule. Eesti Energia peab liine kokku, teeb see toru nii peeneks, sinna saabki üks suits ainult tulla. Ja pärast sa pead investeerima selle ise. Et ma siin olen täiesti nõus Toomasega, et teil on enda kogemused, kui kaua see kõik aega võttis, siis selle riigi monopolettevõtted asja ajamine ja tegelikult ka Siiri ütles, et nad sellepärast läksid Viljandimaale, et see oleks võtnud aasta aega, et nad oleks saanud endale pistiku seina peale. Et see on selles mõttes tõesti arvage. Aga kuna me oleme lubanud osalejatele, et me laseme teid 3:30 siit minema, siis ma annan panelistidele palun viimase sõna, kuna meil on siin ettevõtjad, rahandusinimesed ja kohaliku omavalitsuse inimesed, samas saalis on teie partnerid teiselt poolt, et mis on teie sõnum nendele? Ma olen täna nii palju rääkinud, eks ju, saan märkusi ja ma ütlen teile ettevõtjad suur tänu, et te olete ja jätkake ja mingegi omavalitsuse ukse taga öelge oma arvamus välja ja kui nad teid ei kuula, ma ei ütle, et peate jalgadega, eks ju, hääletama, aga peab oma sõnumi või vähemalt oma kogemuse peab sinna lauale viima. Aitäh, jõudu teile! Aitäh! Siiri? Minu kommentaar tänasele päevale oleks see, et minul kui ettevõtjal ei ole väga aega käia seal ukse taga. Tegelikult mina tegelen oma põhiasjaga. Et üleskutse siis omavalitsustele ja teistele organisatsioonidele, et tulge ja küsige. Rääki ka nüüd siis sellest üle. Jah, rohkem ei kommenteeri. Aitäh, Siiri.
Raul. minu meelest need üldplaneeringud ja inimeste kaasamine selle tegemiseks on väga oluline, et ma mäletan oma ajal, kui meie oma vallas seda tegime ja tegelikult on see kõik nagu nii läinud ka. Ja kui on see üldplaneering on nagu olemas, inimestel on selge, siis ja kui me suudame inimesi tuua sinna kohta, siis tekib nende kohal olevatest inimestest minu meelest selline tavaliselt selline koostus, kus üks ajab mingit ühiskondlikku külaasja, teised on ettevõtjad, et nagu natukene peab ikka planeerima ka, et päris spontaanselt need asjad ikkagi ei juhtu. Mina arvan nii ja siis saab võib-olla see Elektrilevi oma elektriliini ka kuhugi ära toomida. Ma olen seda. Aitäh, Laira. No, mina näiteks küll suur aitäh korraldajatele, väga tore päev on olnud. Pank sai vist peaaegu igas ettekandes ka tähelepanu, nii et meil on ka siin oma nii-öelda mees Raplamaa piirkonnas, Margus on ka siin kohal, nii et kui on küsimusi, ettepanekuid, tagasisidet, kindlasti andke meil edasi ja muidu olge terved. Aitäh. Erki. Et jah, oli ka tõesti väga huvitav päev, et selles mõttes ma ütlen ka, et igast ettekandest tasub midagi meelde jätta ja kaasa võtta, eriti mis puudutab tulevikutrende, et ma ei ole enam selles maailmas, mis oli eile või eelmisel aastal, et kõik on muutumas ja raskesti ette prognoositav. Aga eks tuleviku kavandamises ikka tuleb koostööd teha ja mis koostööst ei pääse, tuleb rääkida ja koostööd teha. Aga head külalised, sellega tõmbame selle aastasele majandusfoorumile joone alla. Täname kõiki esinejaid ja osalejaid ning et traditsioonid püsiks ja viirused neid ei murraks, siis oleme paika pannud ka juba järgmise aasta majandusfoorumi kuupäeva, milleks on 7. oktoober, kohtun täpsustamisel. Ja veel kord suur aplaus meie panelistidele ja kõikidele osalejatele.